Tähelepanu! 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 Mnemoturniir. Tere taas! Me oleme Mnemoturniiri lainel. Koosseis on meil täna Perbel Pedari, Kristiina Pütsepp, Reelika Jakubovski ja Raili Kadak. Mängu juhib Andres Panksepp. Ja esimene küsimus. 2007. aastal ehk 10 aastat tagasi toonasest tõlkijate esikümnest mitu on ka praegu Luisa tõlkebüroo ridades? Mina pakun Marika Borovikova, Evelin Mikenberg, Greg Dunn. Taivo Liivak. Siis tehnika peab olema, keegi tehnika. Toomas Silk, jah. Kirill Leebed, Kadi-Liis Aun. Tuleks otsida ka ühest naaberriigist. Muidugi, kas sellel ajal oli Ai-Tai või oli... Aplis. Aplis on õige. Aplis on ta tänase nimega, jaa. Palju toonasest esikümnest on ka tänasel päeval Luisa ridades? Selle järgi ju tegelikult olemegi nimetanud ja kõik. Ja ka kõik, need, keda me nimetasime. Just. Mina arvan, et Born Toomas tegi ka palju. Ja üks nimi on veel saksa puudu. Keel on meil puudu, saksa keel. Margot tegi vanasti kõvasti. Margot Heinsalu tõepoolest. Saame edasi minna teise küsimusega. Luisa algusaastatel kanti kõik tööd, kalkulatsioonid ja palgad sisse toredatesse ruudulistesse kaustadesse. Mõne aasta möödudes sai aga selle au endale Excel. Ühel hetkel tekkis aga tungiv vajadus ühise infosüsteemi järele, mis aastal alustati Luisa esimese infosüsteemi arendamisega ning milline oli esialgse kalkulatsiooni järgi selle projekti maksumus. Ta arendati ju alguses mitut erinevat projekte, meil oli 3 erinevat. Ma pakuks 2002, sest 2004 me hakkasime seda kasutama. Ja 2004 õige, siit tuleb esimene punkt ära ja palju see hinnanguliselt umbes maksis? 35 000. Rohkem. Lõid see lampi. 70-80 000 krooni. Nii, kumma valid? No valin 70. Nii, 70 on õigest. Tegelikult maksis 67 200 krooni, nii et nüüd mahub eksimise võimalus sisse. Nii, järgmine küsimus, see tuleb nüüd Vaaria valdkonnast ja meelelahutuse valdkonnast. Mis laulusaate sponsor on Luisa olnud ja kes selle laulusaate võitis? Fits Superstar. Õige. Fits Superstar, jah. Eesti, Läti, Leedu mingi asi oli. Ja Kerli Kõiv võitis selle saate. Ja ongi õige, nii see täpselt on 2002. aastal. Järgmine küsimus. Kui Luisa oleks lühend, siis mida see tähendaks? Mina pakuks L nagu lootusrikas. Mina pakuks L nagu liige soome keeles. Nagu äri või? Tõlkisin praegu enne. Nii. Ropendamine ei ole lubatud meie saates. On isegi L nagu lustlik. Nii, okei, meil on 3 varianti. Aga üks hea büroo. No väga tubli, siit tuli 3 punkti lisaks muide praegu, sest kui Luisa oleks lühend, aga ta ei ole seda loomulikult, nii et see oli puhas fantaasiavoor ja et saate kasutada neid. Soome. Just. Nii, järgmine küsimus, tähelepanu. Tuleb Luisa 3 projektijuhi kohta. Need on Krista Saabel, Sire Reisner ja Krista Kotkamäe. Ja te saate 1 punkti, kui nimetate 3 asja, mis neid 3 inimest seob. No nad on kõik Luisa tõlkebüroos tööl. Väga tähelepanuväärne. Kuigi see antud juhul ei ole siin vastuses kirjas. Vaatame, kui meil läheb seda vaja. Mina pakuks, et nad on kõik töötanud üle 10 aasta. Ehk nad on staažikamad, tahad sa öelda? Staažikamad. Nii see tõepoolest on. Mõelge tööst natuke kaugemale. Neil ei ole ka sama palju lapsi. Neil kõigil on tütar. Õige, neil kõigil on 1 tütar. Lihtne. Aga 1 variant on veel ja võib-olla see tuleb välja ka siis, kui minna teie uuele kodulehele ja vaadata neid pilte. Neil kõigil on mingid silmad pilguvad või on prillid või? Silmad on õige suund. Neil on kõigil silmad ühte värvi. Just, punkt käes, nagu niuhti. Järgmine küsimus. Mitu suulist inglise tõlki osales 2002. aasta suvel kaitsejõudude peastaabi väliõppusel? 15. Ja 15 või 16, jah. Kas see jääb teie lõplikuks vastuseks? No sinna kanti küll, jah. Veoauto täis oli teisi. Kast oli täis, jah. Kast oli täis. Sinna mahub muidugi rohkem. Aga äkki mõni nendest oli väga suurt kasvu? Äkki mõnel oli väga suurt pagas kaasas? Ei. 12. No siis oleks 12, jah. No keerleme siin selle ümber õige vastusega. 11 siis jääb. No ikkagi kas jääb see? No siis on ikka tegelikult siis on ikka 14 Ei, nagu jääb 11, siis jääb 11. Nii tõepoolest oli 1.–7. juulini siis 2002. aastal see aset leidis ja 11 tõlki oli seal kohal. Nii et järgmine küsimus. Luisa on teatavasti Itaalia-Hispaania päritolu nimi. Kuidas kõlavad selle nime maskuliinsed variandid?
Neid variante on, ma ütlen teile välja 6 ja kui nimetate need 6 ära, siis saate 6 punkti. Mina pakuks Luisi kohe. Luis on Hispaania vastaja, nii et 1 punkt on käes. Luigi on jah. Nii, teine punkt käes. Et siis Luigi tõlkebüroo saaks ka. No mis võiks sarnane olla, mingi Ludvigi laadne või? Mingi Ludvig võiks olla. No Ludvig pakume. No peaaegu. No Ludovik siis. Ludovik midagi, jah. No tegelikult O on ka veel lõpus, Ludoviko. Lodovik. Ja 1 tähte peate muutma ja siis saate veel. Lodoviko. Väga õige. Nii 1, 2, 3, 4 punkti on käes. Tuleb veel või? Väga arendav. Väga arendav. Aloisio ja Alviise on veel. No Alviise on hästi maskuliinne. Teie silmadest ei paistnud, et te neid nimetate, nii et 4 punkti tuli siit. Ja järgmine küsimus tuleb püsiklientide kohta. Kes on Luisa projektijuhte viimase 10 aasta jooksul kõige tihedamini tööga varustanud? Ja kui te oskate öelda 10 aasta tellimuste arvu +-500, siis saate lisapunkti. Swedbank on õige. Vabariigi presidendi kantselei võib olla. Jaa. Elisa, Elion, Emt. Üks nendest 3. Elisa on õige vastus, tõepoolest. Nii, ja kas te nüüd oskate öelda ka ühe kliendi 10 aasta tellimuste suurusjärgu? 7000. Jaa, mahub eksimisvõimaluse sisse 7200 tellimust on siis Swedbank teinud. Palju Elisal oli? Pakuksin 6600. Ei mahu. 4300. No nii palju vähem. Ja Vabariigi presidendi kantsel? Mingi 3700 äkki. No napilt ei mahu eksimisruumi sisse. 3100. Nüüd mahub. 3000 on korrektne ja järgmine küsimus toob nüüd kuulajate ette firma Sisekliima, sest Luisas on aegade algusest peetud tulihingelisi koosolekuid. Nüüd kuulete ühte väljavõtet koosolekust. Telefonijuttude pikkus ei tohi ületada 20 sekundit, sest edastame fakte, mitte udu. Loogilised vead tööde liikumisel, liigmüra tekkimine on sahmimise alus ja vastupidi. Iga kuu läheb firmast välja 30-50 loogilist viga. See tähendab A. Vale töö valele kliendile. B. Unustame fondi kaasa panna. C. Ühte faili saadame kliendile mitu korda. D. Vead arvete kirjutamisel. E. Info puudumisest tingitud vead. F. Vastame kliendile hilinemisega. G. Unustame kliendile vastata. H. Udupealisuse tõttu esineb pealispindsust tööde organiseerimisel. Kuna see koosolek toimus? Punkti saate, kui nimetate aasta arvu. See on ikka vanem koosolek kui 10 aastat. Või isegi 1999. Siis me töötasime ainult meie ja siis oma vahel. See oli muide 13. oktoobril. Mul lihtsalt küsin, et kas me ise olime mäluaugus muidu sel ajal, kui see koosolek toimus, me ühtegi punkti ei mäleta. No aga pea on ka 20 aastat. 16 punkti oli lausa seal. Appi kui julm. Kes selle protokolli? No mina vast. Ja tundus küll Berbeli moodi olevat. Me oleme jõudnud viimase küsimuseni. Mis põhjusel kutsuti Reelika 1998. aastal Luisa tõlkebürooga seoses politseisse ülekuulamisele? Ma fakti mäletan, aga... Tähendab, üks juhtum oli selline. Margot veel tõlkis saksa keelest eesti keelde ja vastupidi Möllersi mingit südametilkade teksti ja see inimene, kes selle teksti tellis, see ähvardas, ma ei tea, mitme miljonise firmat. Ja firmat ähvardas, jah. See ei olnud mingisugune viga. See ei olnud viga, see oli niimoodi, et tegevus, jah. Kas võis ikkagi olla see, et meie tõlkisime selle jura nii-öelda ikkagi ära? Nii. Ikka tõlkisime ära. Tõlkisime, ja ühe tõlke lõppu veel ma mäletan sai pandud, et meie ei vastuta selle eest, mis see. See oli hiljem, jah, aga see oli sellega seotud. Siis me hakkasime pärast seda panema. Pitneri balsam muidugi. Jah, see oligi niimoodi, et see tekitas selles inimeses sõltuvust ja tema nõudis mitmit miljonit selle firma käest. Ja siis kutsutigi selle raames, et miks me oleme selle tõlkinud, kas me teame selle inimese kohta mingit tausta? Me oleme selle saatnud ja hähvardanud härra Pitnerit. Seda firmat justkui sellega ja välja pressimine puhas. See läks meie faksi pealt. Meie faksi number oli üleval. Just. Me pressisime justkui raha välja. Pitnerilt pressisime raha välja. Ei saanud nagu midagi. No Innak ise palju te endale punkte annate, aga tegevus oli siis selline, et proua Ong, kellele te tegite trükitöid, palus teil saata siis süüdistuskirja härra Pitnerile faksiga. Ja ta süüdistas siis härra Pitnerit, et tema välja töötatud balsam, siis härra Pitneri välja töötatud balsam ei ole proua tervist parandanud. Nii halvasti. Mitu punkti te annate ise endale? No mina arvan 2 ikka.
ei, see oli maksimum 1 punkti küsimus. Mina ühe täitsa. No nii, mäng on läbi ja maksimaalselt oli teil võimalus teenida üllatus 25 punkti. Ja see fantaasiavoor siis, see oli selleks sinna tekitatud, et saaks siis punkte juurde. Ja teie skoor muide tuli 25. Loomulikult. Ja nüüd on üks võimalus teil veel, nimelt nagu ikka Nemo turniiris valitakse parima küsimuse esitaja, ehk et mis oli parim küsimus, kui te suudate selle nüüd kiiresti kokku leppida, mis oli parim küsimus, siis... No mina panustan 100% proua Ong ja härra Pitneri palsam, nii. Kuigi näiteks kõige rohkem elevust tekitas ju just see koosoleku protokoll. Oleks Anatooli Põder midagi küsinud, siis valiks teda, aga... Miks tema ei saatnud ühtegi küsimust? Ei jõudnud kohale, faks oli välja lülitatud. Ei, no valime välja koosolek või siis see Pitner. Pitner ikkagi. Teeme Pitner, jah. See on nii haruldane. Nii, ja Pitneri küsimuse esitaja on Reelika Jakubovski Harjumaalt, kes siis läbib auhinna ja auhinnaks on nagu ikka Rohke Debelaki kõige suurem sõber Miki alias Margo Mitt võtab sülle. Super. Nüüd ja praegu. Aitäh küsimusi esitamast, aitäh osalemast, palju õnne suurepärase tulemuse puhul ja palju õnne Luisa tõlkebüroo. Aitäh. Tähelepanu. 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 Nemo turniir.